USA ja Kanada liiguvad igal aastal üle 750 miljardi dollari väärtuses kaupu ning tohutu osa sellest liigub mööda üht marsruuti Windsorist Detroiti. Kuni 2026 aasta kevadeni sõltub peaaegu kogu see kaubavahetus ühest vananevast sillast, mis on vanem kui enamik üle selle sõitvaid veokeid. See sild kuulub miljardär Manuel Moronile ja nüüd tema perekonnale. Nad kontrollivad mitte ainult Põhja-Ameerika kõige tihedamat veokite ületuskohta, vaid ka selle otstes asuvaid tollivabasid kauplusi. Ambassadori sild ei ole lihtsalt taristu, see on mõjuvõim. Veerand kogu USA ja Kanada kaubavahetusest liikus igal aastal üle nende silla, andes ühele erafirmale võimu aeglustada, piirata või isegi sulgeda Kesk-Lääne majandusliku vereringe. Kõik selles piirkonnas liigub läbi väikese vee, maa ja teelõigu. Geograafia teeb selle vältimatuks. Veokijuhid ei vali pikemat teed. See on otsetee, mis ühendab roostevöö südame Michigani, Ohio ja Indiana Ontario tööstusvööndiga. Jah, raudtee ja sadamad on olemas ka mujal, kuid suure mahu, ajakriitilise ja just-in-time kauba puhul domineerivad veokid. Ja see koridor teenindab suuremat osa sellest. On olemas ka teisi ületuskohti, kuid need lisavad vahemaad, aega ja kulusid, mida just-in-time süsteemid ei suuda taluda. Nii palju kaupa nii kiiresti ei olnud võimalik teisiti liigutada. Seetõttu oli see koridor aastakümneid 9 intsaks nõrgaks lüliks. Tehaseid ei rajatud selle silla pärast. Sild muutus oluliseks, sest tehased olid juba siin olemas. Isegi üks ainus tund viivitust võib siin terve vahetuse töö seisma panna. Kogu Kesk-Lääne autotootmise ökosüsteem töötab nagu üks ainus kellavärk. Üks seisma jäänud veok sillal võib peatada töö tehastes, tarnijatel ja ladudes. Ja see mõjutab suurt kolmiku. General Motorsit, Ford Motor Companyt ja Stellantist, kelle Michigani ja Ontario tehased toimivad sisuliselt nagu üks hiiglaslik tehas, mida lahutab rahvusvaheline piir. Kui veokid hakkavad kogunema Ambassadori sillal, levib ahelreaktsioon kiiresti. Kannatada saavad ka tarnijad. Terasetehased Indianas, elektroonikatehased Ohios, stantsimistöökojad üle kogu Kesk-Lääne. Kõik nad on osa sellest ahelast. Kes iganes seda silda kontrollis, hoidis poole riigi toiduhindade, ehituskulude ja energiajulgeoleku ohje. Ja nüüd on olukord muutumas. Gordie Howe sild muudab selle dünaamika. Otsused voogude, kiiruse ja kulude kohta ei ole enam ühe perekonna kätes. Need on nüüd osa avalikust koridorist, mis kontrollib, kuidas kaubad üle piiri liiguvad. Üks kõne, üks seiskamine või üks pikk sulgemine võiks saata šokilaineid läbi Kesk-Lääne majanduse kiiremini kui ükskõik milline majanduslangus. Aga see ei piirdu ainult autodega. Teras, põllumajandus, energia, kõik liiguvad läbi sama kitsaskoha. See polnud üks tarneahel. See oli mitu tööstusharu, mis olid kuhjatud ühele tõrkepunktile. See on kontroll terve piirkonna üle. Uus avalik ületuskoht muudab selle jõudude tasakaalu täielikult. Ükski üksik osapool ei saa enam terveid tööstusharusid survestada. Põllumehed saavad stabiilsema varustuse. Ehitajad võivad loota materjalide usaldusväärsele kohale toimetamisele. Energiatootjatel on lõpuks logistikas veidi hingamisruumi. Veokid liiguvad kiiremini ja see leevendus kandub üle mitmesse sektorisse, mis varem olid perekonna kontrolli all. Üleskutsed teise ületuskoha rajamiseks algasid aastaid tagasi, kuid hoiatused muutusid valjuks pärast 11. septembrit. Varem aeglustasid veokid Ambassadori sillal vaevu kiirust. Pärast seda tuli iga koorem kontrollida ohtude, lõhkeainete ja salakauba suhtes. Probleem. See sild asub tihedalt asustatud linnapiirkonnas, kus pole võimalik laieneda. Mitmerealiste skannerite ja röntgensüsteemide jaoks polnud piisavalt ruumi, ilma et liiklus oleks kilomeetrite kaupa Kanadasse tagasi ulatunud. Nii astusid mõlemad valitsused samme. Nad kavandasid uue avalikus omandis oleva rahvusvahelise silla. Disain oli lihtne. 6 sõidurada, otsesed maanteeühendused, veokite eraldi teenindus, ei pea linnatänavatel läbi sõitma ega eraviisilist teemaksu operaatorit, kes saaks parandusi vetostada. Kogu mõte oligi selles, et see üks ainus tõrkepunkt lõplikult kõrvaldada. Aga asi polnud nii lihtne. Sellest sai 15 aastat kestnud võitlus selle üle, kes hakkab koridori kontrollima. Maroonid võitlesid projekti vastu kohtuasjade, lobitöö ja viivitustega. Iga väiksemgi edasiminek muutus kohtulahinguks või poliitiliseks võitluseks. 2010. aastaks olid kohtuasjad suunatud projekti peatamisele ja avalike vahendite tühjendamisele, ähvardades Kesk-Lääne tööstusi, kui teine sild monopolile lõpu teeks. Üle 10 aasta seisis projekt paigal.
mitte sellepärast, et plaan oleks olnud vigane või vajadus ebaselge, vaid seetõttu, et hästi rahastatud erahuvi omas piisavalt raha ja mõjuvõimu, et kasutada süsteemi avaliku infrastruktuuri vastu. Ometi ei surnud Gordie Howe projekt välja. Ehitustööd algasid lõpuks hoolimata õiguslikust ja poliitilisest segadusest. Tornid kerkisid, sild ühendati kallastega. Testimised lõpetati. Planeeritud avamine on 2026 aasta kevadel. Pärast 15 aastat kestnud võitlusi ei kontrolli seda ükski perekond. Seda haldab 2 riigi avalik amet. Esimest korda ei kontrolli seda koridori üks ainus osapool. Juba see muutus on tohutu. Tehased ei pea enam arvestama ühe ainsa riskiga. Logistikasüsteemid ei sõltu enam ühest ületuskohast. Kogu süsteem muutub haprast vastupidavaks. Uus sild on rajatud kiireks liikluseks. 6 täispikka sõidurada 4 asemel. Eraldi rajad kaubaveokitele. Esimest korda ei pea Windsori kaubaveokid enam linna tänavatel liiklema, et jõuda USA maanteesüsteemi. Need saavad sõita otse maanteelt 401 kiirteele Interstate 75 mööda üht katkematut marsruuti. See pole lihtsalt kiirem tee. See on süsteem, mis võimaldab tootjatel kindlalt planeerida, vähendades tarneaega tundide võrra ja säästes $1000 seisvate veokite pealt. Iga piiripunkti tõeline ajaraisk on piiri vormistus. Gordie Howe'i rahvusvaheline sild loodi selle probleemi lahendamiseks. Täiesti uued sissesõidupunktid mõlemal pool. 60 kontrollirada, 16 teemaksurada. Kogu saabuva liikluse teenindamiseks. Kõik on ehitatud selleks, et kõrgeima väärtusega veokid liiguksid. Kiirelt, etteaimatavalt ja graafikus. Ambassadori sild. Kokku vaid 4 sõidurada ja palju piiratum tollivõimekus. Tulemuseks on liiklusummikud ja raisatud tunnid. Kui Gordie Howe sild on täielikult töös, säästetakse hinnanguliselt igal aastal 850 000 veokite tühikäigutundi. Isegi konservatiivsete hinnangute kohaselt säästetakse tipptundidel iga kaubaveopiiri ületuse kohta keskmiselt 18–20 minutit. Kui see korrutada iga päev tuhandete veokitega, on mõju tohutu. Miljonite ulatuses välditud kulusid, kiiremad tarned ja sujuvam tarneahel kogu piirkonnas. Kuid suurim muutus ei ole kiirus. See on valikuvõimalus. Esimest korda on veokitel tõeline alternatiiv ja see lõpetab liikumise monopoli. See varuplaan kaotab hirmu. Õnnetus ühel sillal ei pane enam tehaseid seisma. Remondiks sulgemine ei sunni enam viimase hetke ümbersuunamisi. Töövaidlus või turvahäire ei hoia keskläänt enam pantvangis. Gordie Howe sild muudab kogu süsteemi. Põhja-Ameerika tööstus konkureerib nüüd globaalsel tasandil. Ja aastakümneid võitles kesklääs justkui üks käsi selja taga seotud. Nüüd on sellel olulisel kaubateel tugev kaaslane. Kiirem, usaldusväärsem ja avaliku järelevalve all. Kogu süsteem saab nüüd toimida hoopis teisiti. See muutus sunnib kõikjal lepinguid ümber läbi rääkima. Monopoolne hinnakujundus kaob konkurentsitingimustes. Surve viib üldiselt madalamate veotariifideni ja nutikamate lepinguteni, mis maksavad kiiruse eest, mitte ei võta tasu viivituste eest. Miljardite väärtuses kaupu vedavad ettevõtted saavad endale mõjuvõimu, selle asemel, et alluda ühe silla korraldustele. Iga tootja, kes maksab neid veokulusid, näeb üsna pea erinevust oma kasumireas. Näiteks võivad suured autode kokkupanekutehased kaotada iga minuti kohta, mil silla viivitus saadetisi kinni hoiab, $10,000. See näitab, miks avalikult juhitav teine sild, mis on kiirem, vastupidavam ja mõeldud kaubamahule, on ülioluline. Lisarajad ja varuteed muudavad silla haavatavast kitsaskohast süsteemiks, mis hoiab kesklääne töös isegi siis, kui tabavad ootamatud vapustused. Viimase 10 jooksul on panustatud sellele, et Ameerika tootmine suudab taas konkureerida, kui tarneahelad püsivad kohalikud, seotud ja usaldusväärsed. Gordie Howe sild teeb selle teoks. See vähendab kulusid, mida varem peeti tavapäraseks. See lühendab tarneaegu, mida varem pikendati varupuhvritega. See muudab piiril säästetud minutid miljoniteks tehase põrandatel. Iga tarnija, kes varustab suurt autotootjate kolmikut, saab suurema kasumimarginaali. Iga vedaja, kes veab osi, muutub tõhusamaks. Iga ostja, kes saab keskläänes valmistatud sõiduki, kodumasina või masina, maksab veidi vähem, sest süsteem raiskab vähem. Tehased, mis varem pidid kogu oma tootmise üles ehitama erakätes oleva pudelikaela ümber, saavad lõpuks täisvõimsusel töötada.
see tohutu kahepoolne kaubandus liigub üle sildade, tunnelite, sadamate, raudteeliinide ja maanteede, mis on enamasti ehitatud väiksema ja aeglasema majanduse jaoks. Aastakümneid on süsteem jäänud ajale jalgu. Kaubandus kasvas plahvatuslikult USMCA raames. Tarneahelad muutusid nii tihedaks, et paljude tööstusharude jaoks kadus piir sisuliselt ära. Kuid ületuskohad, tollipunktid ja ühendusteed jäid enamasti ajale jalgu. Süsteem oli vananenud. Nüüd hakkab see järele jõudma. Detroit-Windsori koridor on kõige selgem ja kulukam näide, kuid mitte ainus. Ambassadori sild kandis koormat, sest pidi, mitte sellepärast, et see oleks olnud suurepärane. Mis juhtub siis, kui selgroog saab lõpuks uuenduse, mida ta vajas juba 20 aastat tagasi? Kogu süsteem hakkab liikuma teisiti. Rangemad just-in-time tarneaknad muutuvad saavutatavaks. Piiril tekkinud viivitustest tingitud laovarude kulud hakkavad vähenema. Logistikavõrgustikud saavad planeerida kindlusega, mitte varuplaanidega. Nõrkus asendub tugevusega. Siin on palju võita. Keskklass saab võimaluse konkureerida globaalselt, selle asemel, et pidevalt omaenda süsteemiga võidelda. See üks uus piiripunkt on tõestus sellest, mis juhtub, kui Põhja-Ameerika kaubandustaristu jõuab lõpuks järele nendele mahtudele, mida ta on vedanud. Kogu põhja-lõunasuunaline tootmisarter suurte järvede tööstuspiirkonnast kuni Mehhiko laheni muutub veidi sirgemaks, veidi tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Üks sild tõestab, mida ennetav investeering suudab teha. Suur küsimus on, kas Põhja-Ameerika suudab järgmise silla ehitada enne, kui järgmine kriis tabab. Või ootab see alati, kuni kõik laguneb? Kaubandus USA ja Kanada vahel kasvab pidevalt. Üha rohkem ettevõtteid toob tehased kodumaale lähemale, selle asemel, et neid välismaale viia. Iga kord, kui avatakse uus tehas, lisandub teedele rohkem veokeid. Ilma uuendusteta suureneb ummikute hulk. Kui asju ei parandata ette, võivad tekkida aeglustused, mis kahjustavad töökohti, tehaseid ja konkurentsi teiste riikidega. Gordie Howe näitab, mis võib juhtuda, kui riik probleemile ennetavalt läheneb. Üks sild on algus, kuid see pole lõpp-punkt. Seni on muster olnud tüüpiline Ameerika. Oodata, kuni valu muutub talumatuks. Ei rata, siis võidelda läbi kohtuasjade, poliitika ja eraettevõtete vastuseisu, kuni peaaegu kriis sunnib tegutsema. Viivitused maksavad miljardeid ja ohustavad töökohti. Gordie Howe näitab, mis juhtub siis, kui inimesed investeerivad enne murdepunkti. Tarnijad, logistikaettevõtted ja ostjad saavad kõik hingamisruumi, sest üks kriitiline kitsaskoht lakkab olemast ainsaks nõrgaks lüliks. Kui teemaksud on seatud märkimisväärselt madalamaks kui Ambassadori sillal ja kehtib allahindlusprogramm, muudab konkurents vedajate jaoks arvutused. Need kiiremad ületused ja avalik kontroll lõhuvad vana monopoolse haarde, sundides pakkuma paremat teenust ja hindu kogu süsteemis. Võtame näiteks Ford F-150 Ameerika inimmüüdud pick-up, mis on ehitatud Dearbornis, Michiganis. Selle tarneahel on piiriülene tants. Mootoriplokid saavad alguse Ontario valukodades, liiguvad lõunasse Michigani töötlemiseks ja seejärel tagasi põhja poole osaliseks kokkupanekuks. Käigukastid ja muud komponendid liiguvad enne lõplikku kokkupanekut sageli üle piiri 4-7 korda. Gordie Howe'i silla eelsel ajal lõid logistikameeskonnad lisapuhvreid, suunasid ümber teadaolevatest ummikutest ja leppisid riskiga, et üks avarii, remont või turvahoiatus võib tootmisliini seisma panna. Nüüd on koridoril tõeline tagatud töökindlus. Tagavara on olemas. Nüüd on valikuvõimalus. See on muutus, mis on olulisem kui sõiduradade arv või teemaksu statistika. Elektrisõidukite üleminekuga tõusevad panused veelgi. F-150 mootoriplokk või terasest pressdetail võib tundideks seisma jääda ilma probleemideta. Elektriautode akupakid ei saa seda teha. Liitium-ioon-elemendid on äärmiselt tundlikud temperatuuri kõikumiste ja viivituste suhtes. Ontario gigatehastest elemente vedavad veokid ei saa endale pikki seisakuid lubada. Külma veebruaritormi või kõrvetava juulikuumuse ajal töötavad Haagiste temperatuuri kontrollisüsteemid oma võimete piiril. Võidujooksus sõidukite elektrifitseerimise nimel tagab Gordie Howe silla, et kesklääne tehased püsiksid konkurentsivõimelised, tootmisliinid töötaksid ja kõrge väärtusega elektrisõidukite komponendid liiguksid katkestusteta. Temperatuuri tõttu riknenud saadetis ei raiska ainult aega, vaid võib hävitada miljoneid väärt kõrge väärtusega varusid juba enne, kui see tootmisliinile jõuab.
uus sild hoiab kogu ökosüsteemi elujõulisena, võimaldades elementidel, moodulitel ja akupakkidel sujuvalt liikuda, selle asemel, et vanas kitsaskohas toppama jääda. See puudutab seda, kas roostevöönd jääb järgmisel sajandil sõidukite tootmises oluliseks tegijaks. Gordie Howe sild ei seisne ainult sõiduaja lühendamises, vaid taastab ka usaldusväärsuse suurte järvede tööstusteljel ja hoiab kõrge väärtusega tarneahelad kohalikena. Aastakümneid sõltus veerand USA ja Kanada kaubandusest ühe perekonna otsusest. See ajastu on nüüd läbi. Küsimus on selles, kas Ameerika õppis sellest tulevikuks midagi? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral MapBackis.